ja teine asi on see, et kui sa hakkad nagu tahad jõuda multiorgasmideni, siis ei ole nüüd nii, et sa lõpetasid paugutamise ära ja järgmine nädal said juba tohutu multiorgasmi. Üldjuhul ei ole. On olnud mehi, kes jõuavad sellele 2 nädalaga, aga ma ütleksin pigem 2 kuud kuni pool aastat on see protsess, mis vaikselt tuleb ja kujutad ette, et kui sa oled muidu harjunud selle saama oma 100% nagu kärakat, on ju, ja sa oled sellega harjunud, sest see on üks kindel värk, nagu ma nimetan seda, et see on nagu see, et lähed sinna lapsepõlve hamburgeri putkasse, kus sa oled terve elu käinud, 8-aastaselt käisin, 14-aastaselt käisin, 25-selt käisin ja see on selle sama hamburgeri, mis maitseb sama hästi. Et see mehe nii-öelda seemnepurskega orgasm on selle sama hamburgeri söömine. Ja läbi selle nende praktikate ma siis nagu pakun meestele nagu Rootsi lauda mingis mõttes. Et enam ei ole see üks hamburger, mis maitseb alati samamoodi ja selle söömine on 3-5 sekundit pikk, on ju. Vaid siin tekivad täiesti erinevad dimensioonid, erinevad tunded kehas, erinevad sügavusastmed naisega, mingid siuksed kohad, kus mõlemad seksuaalakti käigus võib-olla nutavad, midagi avaneb, mõlemad naeravad, siin tekib nii palju imelikke dimensiooni, et ma ei oska neid kirjeldagi. Natuke on ikkagi nagu, et see nii-öelda teadliku seksuaalsuse tee viib ikka varem või hiljem mingisse siuksesse kohta, kus vahepeal on siuke tunne, et oled LSD-d võtnud. Tegelikult ei ole, on ju, aga ikkagi nagu, et wow, et mis nüüd värk on, kas me ikka võtsime täna, ei võtnud, me jõime teed nagu. Et põhimõtteliselt energia läheb teatud kohtadesse ja meie ajukeemias siis need, kõik need dopamiinid, serotoniinid ja isegi aeg-ajalt rohkem naistel lööb mingit DMT kogemusi, et see, et sa saad mingi tugeva emaka kaela orgasmi ajal nagu ka mingi visiooni, see tähendab ikkagi DMT natukene ka, on ju.